Priit Taimlaga rääkisime meie matsi valimistest. Nüüd tuleb juttu aga ühest teistest valimistest. Ja meie hiljuti toimunud valimisi on kommenteerimas üks väliseestlane. Kuuleme, mis temale silma jäi või kõrva torkas ning mis ajakirjandusest meelde jäi. Tere, kallid eestimaalased, eestlased ja kõik muud inimesed. Tähendab, mina olen Jaak Pull. Inglistatud nimi on Jack Pull, jah? Ja tähendab, mina olen olnud Vietnami sõjas, olen Lahes sõjas olnud ja Miami Vice'is ma olin politseinik ka. Aga tähendab, see, et pole midagi, need pauk, mis nüüd käisid siin Eesti valimistega, need olid tõelised paugud. Tähendab, minul on pass, sinine pass, ilus pass, niisugune Eesti kodanik. Mina läksin selle passiga, öeldi, et mine valima kuhu tahad, mina läksingi kuhu tahtsin. Ma käisin igal pool, käisin vaatamas, mis toimub. Ja teate, et teil on nii palju neid erakonnad, parteid, kõik on niimoodi pisikesed, nagu liivakastis, kõik mängivad oma vahel. Ja tähendab, siis mina kirjutasin üles, et mis siin üldse toimub ja tähendab, siin on erinevad parteid. No näiteks võtame kõik esimese, Tuleviku Eesti erakond. Nemad ütlesid, et meil on üks tee. Andke andeks, kallid sõbrad, mina ei joo teed. Mina joon kohvi või mahla. Ole kena, vala mahla. Ja tähendab, vot niimoodi, aitab küll. Vot nii, ja siis olid need, järgmised mehed olid parempoolsed. Nemad 50 päeva rääkisid kogu aeg seda, et läheb paremaks. Ma ei tea, võib-olla neil läheb paremaks. Minul naine läks ära, auto löödi sisse, aken see vasakpoolne esimene aken löödi sisse, minul ei läinud paremaks. Võib-olla neil läheb paremaks, ma ei tea. Vale, vali on päris aitab küll. Niimoodi, mõõdukad on ka üks huvitav seltskond, nemad on väga mõõdukad. Nemad on kohe väga mõõdukad. Mina küsisin ühe mõõduka käest, et ütle mulle ausalt, ütle mulle mõõdukast, ütle mulle nüüd ausalt, kas teie ka altkäemaksu võtate? Tema ütles, ausõna ei võta rohkem kui 50 000. No väga mõõdukas inimene, ega midagi teha ei ole. Ja siis oli, vaata, neil on üks naisminister. Siis, kui see erastamine 2 aastat tagasi peale hakkas, tema ütles, tema pole 2 aasta jooksul üldse rikkamaks läinud. Kallid härrad ärimehed, andke sellele naisele see raha tagasi, andke tagasi, Kas teil on kahju erastamise raha tagasi anda, eks ju? Vot niimoodi, jah. Vot, mul on üks tuttav, see ütles, et tema võtab selle keskmise erakonna. Et seal on üks hunt ja maru palju lampaid. Või need naiste nimed, ilusad nimed ja teate, ma ütlen ausalt, et mina panen oma selle raha, panen hoopis mingite teiste naiste peale. Üldse, teate, rahaga peab väga ettevaatlik olema. Vaadake see mees, kes selle pangaga tegeleb, tema ütles selle niimoodi, pani 100 kroonise, pani laua peale, ütles niimoodi, et vaata, et kas lähme koos. Ma vaatasin väga tähelepanelikult. Siis, kui nagu koos ütles, oli 100 krooni kadunud. Kohe kadunud oli. Nii et nagu koos lähed, võtab 100, võtab võib-olla rohkem ka. Ma ei julgenud, vala mulle vahepeal mahla. Vaat siis need koonderakond, see nii, tähendab, pärast mina imestasin, nemad võitsid, aga võib-olla sellepärast, et rahvas saaks laulda pärast seda kõik koos, et rahvas rõkkas kõigest väest, röövel päästis röövli käest, eks ju. No võib-olla ka, ja tähendab, nende puhul on veel üks huvitav asi, neil on seal see mees, kes ees on, temal on, niisugust vähikombed on, saad aru. Vähikombed, tema ütles niimoodi, et nemad hakkavad nüüd koos kõik vähikäiku tegema. No seda ma ei tea, võib-olla teevad ka. Aga siis on, vaatad see, need on üks seltskond oli see, kes on, minu kodu on Jestimaa, tead. Need vaatasin peale, nemad hakkasid mulle millegi pärast laulma, moj adres nii Tom, nii Ulitsa, moj adres Sovetski Sajus. Vaat sellest ma ei saanud aru, aga kui nende kodu on Eestimaa, lastas siis olla. Jah, oota, vala mulle vahepeal mahla. Kuule, hea mahla on, tead, aitab küll, jah? Vaata, ja siis oli niisugune asi, et siis tuli see Isamaa ja RSP. Vaat see on huvitav seltskond, neil oli kihvt loosung oli plats puhtaks, tead, nüüd on tõesti nii puhas plats, et üleval Toompeal on paar tükki Isamaad, on veel paar tükki järgi ja see on kõik. No tähendab, kirikus öeldakse ka, et kes luua tõstab, see luua läbi langeb ja see on õige, ja. Ja tähendab, vaata, siis ma pärast seda ma ei osanud enam midagi valida. Ma ei osanud midagi valida, ma mõtlesin, lähen sinna, ütlesin hello everybody, ma tahaks ise ka saadiku kandidaat olla. Nemad küsisid, et kas sa oled hull, ma ütlesin, et ei ole, siis nad ütlesid, et mul ei ole paberid korras. No jah, kui paberid korras ei ole, siis ei saanud valida ja siis ma mõtlesin, et jõin seda mahla ja mõtlesin, tead,
peaks need saadikud sealt prügikastist ikka välja võtma küll. No ma mõtlen seda Baskini prügikasti, saad aru. Need mehed mängivad nii tõetruult palju truumalt, kui need mehed, kes arvavad, et nad ei mängi, saad aru. Ja sellepärast ma mõtlen, et kui sealt prügikastist saaks need mehed välja, saad aru, siis oleks no kohe nii, siis on kohe selge, kes on kes ja kuidas. Aga nende valimistega ainus asi, mida võib kohe otse kohe valida, on Valio Apelsinimaa. No terviseks nägemist, jah, okei, pane kõrvale, mine.